Nüüd ongi aeg hakata lugusid mängima. Esimeste lugude puhul oleks hea, kui mängiksid aeglaseid ja lihtsaid lugusid, sest esialgu on veel võõras, kuidas täpselt torupillikotile survet avaldada, kuidas puhumistorus hingata, sisse puhuda, kuidas sõrmilise peal sõrmi mängida, toenäppe kasutada. See kõik vajab natuke harjumist ja kui võtad kohe väga raske loo, siis mõte juba on kuskil mujal ja sa ei jõua neid kõiki nüansse oma mängus jälgida. Hea oleks veel isegi, kui esimene lugu on mõni tuntud lastelaul või meloodia, mida sa juba peast tead. Aga praegu õpetan ma minu enda esimese loo. See on torupilli lugu Paistust pärit. Ja nii ta kõlab. Selle loo võiksite ka teie täna ära õppida. Kõige esmane samm, kui hakkad lugu õppima, siis on hea, et meelde jätta üldse loo vorm. Analüüsida korra, mitu osa sellel lool oli või mitmest fraasist koosnes või mitmest motiivist. Teha nagu lugu enda jaoks tükkideks. Siis siin Paistu torupilliloos oli 2 osa. Võimegi nimetada A ja B või esimene ja teine osa. Ma arvan, et teemegi nii. Mina laulan meloodiat ja sina õpid kõigepealt minu laulu järgi selle meloodia endale pähe ja siis juba torupilli peal mängida on seda palju lihtsam. A osa, esimene osa Paistu torupilli loos. Jam da di ja di ja di jam da di ja di ja di ja da di jam da. Laula julgelt kaasa ja pane tähele, see A osa tegelikult koosnes 3 jupist. 2 esimest juppi olid täpselt samad ja 3 jupp oli siis erinev. Ja laula minuga kaasa. Jam da di ja di ja di jam da di ja di ja di ja da di jam da jam da di ja di ja di jam da di ja di ja di ja da di jam da jam da di ja di ja di jam da di ja di ja da di jam da. Nüüd mängime torupilli peal ka. Algab siis G-noodist. Tam-da. Siin kohe on eraldus, ehk siis korra pead tõstma. Jam-ba. Tam-da-di. Ja edasi on vaja kasutada siis parema käe ehk siis alumist toenäppu. Di-ja, di-ja, di. Ja jälgi, et see toenäpp läheb siis ära sõrmelise pealt, kui tuleb tagasi G-noot.
peaks esimene osa selge küll olema. Teine osa algab niimoodi, et hakkab ülevalt siit D-noodist. Kõik sõrmed on avatud ja väike näpp on toeks. See, et ta siit D-noodist hakkab ja kõik avatud on, ei tähenda muidugi, et sõrmed on niimoodi püsti, vaid sõrmed jäävad ikka siia sõrmise koha peale. Ta-da-di-ja-di-ja-di, ta-da-di-ja-di-ja-di, ta-da-di-jam-ta. Jälle on oluline enne meloodia endale pähe õppida ja siis juba torupilli peal mängida on lihtne. Pani ikka tähele, et ka B-osa koosnes 3 jupist, aga see viimane 3. jupp oli tegelikult täpselt sama nagu A-osa 3. jupp. Ja-da-di-ja-di-ja-di, ja-da-di-ja-di-ja-di, ta-da-di-jam-ta, ta-da-di-ja-di-ja-di, ta-da-di-ja-di-ja-di, ja-da-di-jam-ta. Ja mängime torupilliga. Ma arvan, et teine osa on sul ka selge. Paneme need 2 osa kokku. Jam-da-di-ja-di-ja-di. Hakkas esimene osa ja teine osa. Ta-da-di-ja-di-ja-di. Mängime. Kuna torupillimäng on üsna selline voolav kuulamine või torupilli kuulata või torupilli mängida, et seal ei ole sellist rütmikat võimalik väga kohe esialgu mängida, siis teed veel burdoonika lahti, siis aitab kuulajale kaasa, kui sa natukene oma kehaga liigud. See ei tähenda nüüd, et sa pead kohe niimoodi tatsuma väga hoogsalt, vaid isegi tegelikult selline ühe jala pealt teise jala peale kiikumine natukene aitab lõdvestada ka sinu keha üleüldse. Nüüd ava burdoonid ja mängi seda lugu koos burdoonidega ja jälgi, et ühtlane surve oleks, et torupilli toon ei kõiguks.
põhimõtteliselt on ju torupillilugu ja torupillimäng nüüd selge, kui oled vaadanud ka eelnevad videod ära. Natukene on vaja võib-olla aega, et neid asju endale mugavaks ja loomulikuks harjutada. Ja kui tunned, et on vaja natukene ka teistmoodi arvamust, et keegi korra analüüsiks sind kõrvaltvaataja pilguga, siis võta ühendust torupilli õpetajatega ja võta mõni eratund ja analüüsi ja sa saad tagasisidet oma torupillimängule.